Esimene poliitiline kadalipp on nüüdseks läbitud. Mis kogemus sellest jäi? Kas midagi taolist, mida pikk ajakirjanduskogemus ei võimaldanud ette aimata või läks kõik ootuspäraselt? No ei, see kogemuse mõttes muidugi oli erakordne, et siin oli ju ka see aspekt, et sai päris kõvasti kampaaniat tehtud, et mitte nimelt poliitiline aspekt kui see aspekt, et nii paljud inimestega sai kohtutud, et ma arvan, ma ei ole elus kunagi ei enne ega pärast nagu nii lühikese ajavahemiku jooksul nii palju inimestega rääkinud, eks. Et see on omapärane kogemus, aga et kui nagu seda kadalipuks nimetades, see on muidugi nagu liig, et see oli tegelikult ikkagi selline päris arendav kogemus. Kadalipku peksa saamise vahend ei käivitunud seekord? Ei käivitunud jah, et ma arvan, et see tulemus, mis tuli, et see oli ikka tegelikult päris hea tulemus. Tõsi on see, et Europarlamendis on Eestis 6 kohta, eks. Aga kui vaadata üldiselt nagu häälte arvu ja toetus, siis see oli päris hea. Kas midagi niisugust see kogemus siiski andis, mida ajakirjanikuna olles läbi paljude aastate kogu aeg poliitikuid hinnanud ja nende kohta seisukohti võtnud, oli kuidagi selles rollis millegi arusaamisele viiv? No pigem ma imestasin, kui vähe tegelikult ajakirjandus ikkagi valimiskampaania varasemas faasis kogu sellele asjale tähelepanu pööras. Et seda oli ikkagi napilt ja siis viimased paar nädalat olid suhteliselt hullumeelsed nagu meedia tähelepanu mõttes. Eks ajakirjandusel nende kampaaniate kajastamisel on tihti vist nii, et mida seespoolt on raske mõista, et alguses tundub see kampaania kajastamine nagu kellegi ürituse ette rakendamisena, enda kellegi ürituse ette rakendamisena ja siis kui valimispäev hakkab lähenemas, on tunne, et nüüd me jääme millestki ilma, mis kogu rahvast huvitab ja üritatakse nagu viimast võtta, et võiks olla vähem selliseid nagu komplekse tegelikult, aga eks seda on poliitikute poole peal samamoodi. See oli võib-olla see üks nagu väike selline järeldus. Mis on see sõnum, mida tahaksid levitada arvamusfestivaliga? Võtsid kaasa mingi konkreetse mõtte? Praegu ma ei ole siis midagi veel kaasa võtta saanud, või mida ma ise tahaks levitada? Mõtlen tulles kaasa, kodust kaasa. Jah, et ma arvan, et see on selles mõttes nagu sõnumit mul ei ole, aga ma ütlen, et kui on inimestel võimalus kokku saada üksteisega rääkida, olenemata siis sellest, et kas üks on Tallinnast ja teine on Valgast või et üks on keskerakondlane ja teine on sotsiaaldemokraat, et siis tegelikult võiks seda nagu rohkem teha ja nagu selline mitteformaalne võimalus nagu siin arvamusfestivalil avaneb, et siis peaks kõik seda ära kasutama. Ma loodan, et siin tuleb nagu 2 päeva jooksul ikkagi palju inimesi. Et see, mis siin lavade ümber toimub, ma arvan, see on vähemalt sama oluline, mis lavade peal toimub. Ma ei tea, kas see on küsimiski väärt, aga ma igaks just küsin ära. Andvar Samosti leiame kindlasti Riigikogusse kandideerijate nimekirjast. Ma usun küll, jah. Mida peaks praegusel hetkel tegema Isamaa ja Res Publica Liit, et korvata natukene seda ratsukäiku või kavalat vangerdust, mida valitsuspartnerid tegid võimult kõrvaltõrjumisega? Ma saan aru, et mulle tundub, et inimesed pikas perspektiivis ikkagi hindavad nagu väga konkreetset sõnumit ja konkreetset tegusid, et ma arvan, et IRL peaks olema väga konkreetse jutuga, et neid ilukõnelusi ja klišeesid me kuuleme valitsuse poolt praegu minu meelest natuke liiga palju, et konkreetsust.